Tere, mina olen Jevgeni Ossinovski. Tere, mina olen Ain Vaida ja ma olen siin, et Isamaad kiusata. Te kuulate Linnajutte, head kuulumist. Nii, ja sellel nädalal on minuga siin Ain Vaida, kellega me kunagi seda podcasti alustasime eelmisel aastal, kus saatejuht oli temaga, siis kuna tema läks minema, siis ma pidin paraku selle rolli endale võtma. Ja kuna ta nüüd juhtumisi on meid külastamas, siis on hea meel sind siin tervitada ja natukene siis arutleda, kuidas sulle on siis paistnud see, millest me siin varasemalt oleme koos rääkinud. Kuule, väga tore on siin olla, tõesti, ma olen nagu enam-vähem pool aastat Eestist eemal olnud ja kodumaa kutsus. Riina Solman ütles, homod kiusavad Isamaad. Ma mõtlesin, aga mina ju praegu ei kiusa. Ostsin lennupileti ja tulin otse siia stuudiosse, et oma kohustust täita. Keegi ju peab kiusama. Et muidu jääb kuidagi nagu paljasõnaliseks see süüdistus, et oleks ikkagi sisuga täidetud. Jah, et keegi peaks ikkagi natuke kokku võtma ennast. No hakka pihta siis. Ei, ma olengi nagu kaugel olnud uudiseid lugenud täpselt nii palju, kui Delfi esileht annab hommikul, kui palju viitsin on ju. Ja mul on tunne, et teil siin Tallinnas on probleemid otsas ja te teete nüüd ainult ilusaid asju. Et ma lugesin, et tuleb hästi suur lipp ja see on ju ikkagi oluline. Mul on tunne, et kui sa oled nagu liiklusummikus, siis sa saad suurt lippu vaadata, et see on nagu hästi, et mul on tunne, et see oli hästi suur asi. Ja siis ma lugesin, et ratsabaasis on ka tantsupidu, et ratsa rikkaks, et ma rohkem ei tea ratsutamisega seotud sõnamänge, aga et ratsabaas saab ka raha? Saab päris arvestatava klotsi, et selline 230 000, et aga hobustel ka vaja ikkagi ei saa päris niimoodi suhtuda, et ainult tegeleme inimestega ja siin lastega ja nii edasi, et ikkagi ka hobustel peab olema oma väärikus, ma ütleks isegi. Asub vähemalt Tallinnas või? Ja asub ikka, see on Veskimetsa ratsabaas, et teinekord, kui loomaaed hakkad minema, et siis saad vaadata sealt üle aiakese. Okay, yeah. Aga mis siis üldiselt, kuidas sulle siis paistnud on nende Delfi pealkirjade pealt, siis mis siis sa ütled, et probleemid on otsa saanud, aga meil siin ikkagi tundub, et vastupidi on öeldud, et liiga palju on tegeletud mõttetu esteetikaga, et tuleb teha ikkagi selliseid down to earth asju, et mis on ikkagi väga sellised, ütleme, käega katsutavad, mitte lihtsalt sellised, mis mõnele võib ilumeelt niimoodi paitada. Aga mul on tõesti probleem selles mõttes, et ma ei tea täpselt enam, mis Tallinnas toimub, ma tean seda, et ma ei ole enam resident, ma pean endale pileti ostma trammis, et tasuta sõita enam ei saa, on ju. Ma tean seda, et hipodroomi ümbrus läks ehitusse ja ma saan aru, et seal on nagu, ta oleks ju nagunii ehitusse läinud. Oleks ju? Oleks ikka. Täpselt samamoodi või? Et see on tegelikult eelmise aasta projekt, seal võib vaielda selle liikluskorralduse üle, aga see on tegelikult ju eraarendaja juba tükk aega tagasi pidi selle ehituse saama, nii et see on iseenesest selline, eks inimesed ikka pahased, kui midagi kuskil parandatakse, aga suures pildis see vast kõige suurem nagu küsimus ei ole, aga mulle tundub, et nendest teemadest, millest me omal ajal kõnelesime, ma mäletan, et üldiselt on läinud üsna tervikuna, ma arvan, ootuspäraselt selles kontekstis, nagu arvata võiski, et suur hulk asju, mida siis oli plaanitud teha, et need on siis tühistatud ja siis on hakatud siis taas juurutama vana head sellist uut poliitilist süsteemi, kus siis siin erapooletuid ametnikke, spetsialiste on koondatud mõnusasti pakikaupa. Ma arvan, et see on ikkagi vajalik struktuurimuudatus. Ja, need on kõik olnud väga kiired vajalikud struktuurimuudatused ja siis ikka omadele vähekene raha kühveldatud, et see viimane juba ratsabaasist korra rääkisime, aga tegelikult siin on ju kõiksugu igast MTÜ-kesed pappi saanud ja see on selline
mingis mõttes kindlasti kurb ühtepidi, aga teisipidi on ootuspärane, et valijad on nendelt erakondadelt valdavalt saanud seda, mida need erakonnad on lubanud. On kokku lubanud. Ei no öeldi ju, et trammi ei tule, trammi ei tulegi. Siis öeldi, et liigutame selle puhangu trammi teise kohta ja tead, mis selgus, ma olen Facebookis ka. Ma sain teada, et vaata, kui sa oled inimesi nagu aasta ja rohkem üles kütnud, et kus on tramm ja kus ei ole, siis need inimesed, kui sa pärast trammi liigutad, ütled, et nüüd hakkab teiselt marsruudid, nüüd hakkab teiselt trajektoori peal sõitma, siis need inimesed on ikka pahased. Nad omad enda vitsad korralikult said kohe kätte. Siis selgus, et selle teise kortermaja elanikud ei ole rahul. Täpselt ongi. Ja siis lõpuks ongi tramm seal Veskimetsas hobustele ja... No me oleme ka vaadanud, et kuna ikkagi see lisaks siis Isamaa kiusamisele on veel autojuhtide kiusamine on oluline küsimus Tallinna linnas, mis tuleb muidugi lõpetada, nagu ka Isamaa kiusamine. Et siis me oleme siin mõelnud, et tegelikult peakski trammid sõitma hajaasustuses. Mis nad segavad? Jah, no muidu segavad. Ettevad ja vaatad, et vahel on nii ka tehtud, et on nagu tramm ja autotee ristub ja siis sa pead teed andma. Täpselt, et paneks trammi mööda põlde ajama kuskile sinna linnast välja, eks siis ei sega kedagi, et on väga hea ilus vaadata. Miks sa peaksid üldse trammiga randa minema? Selle kohta ütles Järvan, et kaladele me küll trammi ei hakka ehitama. Aga putukatele? Jah, kaladele ja putukatele, täpselt. Ei, sinna läheb ju putuka väilale või? Ei lähe või? Kas sinna üldse midagi läheb, see on omaette küsimus, sellepärast, et selleks, et seda trammi raha, et see on ju Euroopa Liidu vahendid, eks ju, mida siis Tallinna linn on läbi rääkinud siin pikki aastaid, et seal olid oma eesmärgid, kohustused, mida linn endale võttis selleks, et üldse seda raha saada. Nüüd me oleme ühest trammiprojektist oleme ja teise projekti siis püüame ümber kujundada, eks ju, teisele trassile, milleks on maru vähe aega ja need nii-öelda kokku see kilometraaž tuleb üsna piike, nii et on täitsa, mina arvan, päris arvestatav tõenäosus, et me tegelikult ei saa raha ka selle puhangu trammi jaoks, nii et lõpuks võib-olla jääb seegi tulemata, aga kihvt, selles ikka oskavad teatud sellise huumoriga lähenevad ikkagi linna juhtimisele, et samal ajal siis linnavalitsus on esitanud või esitamas taotlust riigile, et nad tahaksid järgmisest eurovahendite perioodist saada trammide ehitamiseks raha, et Lasnamäele trammi ehitada, mille peale ütleme siis inimesed ministeeriumis kratsisid kukalt, et teil praegu oli siin 40 miljonit eurot, et tramm ehitada, tõenäoliselt ei ehitada ennast ühtegi ja nüüd siis taotlete järgmisest perioodist jälle raha, et miks me peaksime usaldama teid, et siis selle projekti tegelikult ellu viite, et võib-olla on siiski usaldusväärsemaid partnereid kuskil, ma ei tea, Tartus ja Pärnus, et neid omavalitsusi, kes actually nagu teevad ka midagi, mitte lihtsalt ei esita taotlusi ja pärast, et ei kuule siin ikkagi, ärme siin hakka jamama siin suurte projektidega. No ise paned omale see tuuleveski püsti ja siis ütled, et aga rahvas ei taha. Ja siis jätame ära. Jah, absoluutselt see Järvan ütles puhangu trammi puhul ka, et ikkagi eelmine selle trassil oli päris palju oli ikkagi vastaseid ja me saime palju kriitilist tagasisidet. Suur osa sellest tagasisidest oli ju Keskerakonna poolt loodud, eks ju, et hakkad ise niimoodi provotseerid kirjade kirjutamist, siis ütled, et ikkagi väga suur ja nii palju kirju tuli. Palju kirju tuli. Kunagi, kui kooseluseadusest räägiti, siis Varro pani ka üles veebilehe, et kirjuta Riigikogu liikmetele, et kirjuta neile ja siis tuligi palju kirju, ma arvan. Said vajutada ühe nupuga saada kiri. Täpselt ja siis said öelda, et väga palju kriitilist tagasisidet on. Nii palju kirju. Aga autojuhid on ära päästetud siis vähemalt või? Natuke tõsteti siin piirkiirust südalinnas siin Kaarli puiestel ja Estonia puiestel 30 kilomeetrit 40, ma ei tea, kas see pidi olema mingisugune revolutsiooniline siis autojuhtide päästmise aktsioon, et seal vist, ma ei tea, pool minutit äkki vist võidab või umbes niimoodi selle 800 meetrise lõigu pealt. Kuna foorid ei ole seadistatud, siis tegelikult on muidugi suhteliselt ükskõik, missugune see piirkiirus on. Kurat, kuidas vahepeal sai natuke kauem pedaali vajutada. Nojah, see sõnumi sai välja, et aga muidu ei tea, et ma ei ole tähele pannud, et autojuhid nagu väga rõõmsad oleksid. See sama hipodroomi ristmiku näide on ka, aga mulle tundub, et see on veel ikkagi work in progress, et samal ajal eelarvega vähendatakse tee-ehituse raha,
no vot, see on selline kahe otsaga asi, eks ju, et noh, ühtepidi teedesse investeerimine peaks olema ju nagu autojuhtide sõbralik, eks ju, käik, aga teisipidi jällegi nagu Svet omal ajal tuvastas, et hakkad neid teid ehitama, et ega autojuhid rõõmsad ei ole, sest see ju aasta aega kestab, eks ju, see ehitus, et võib-olla on niimoodi kõige parem ikkagi jätta üldse investeerimata, et kõik nagu on. Ja siis noh, ma olen 10 aastat võib-olla ongi kõik hästi rõõmsad, eks ju, noh, nii kaua kuni teed täitsa ära lagunevad, aga see on juba noh, tead järgmiste linnajuhtide värk, et siin ikka, et autojuhtidel said väikese 10 kilti rohkem sõita 2 tänaval. No, faktiliselt, võib-olla natuke rohkem, fakti veidi, okay. Tramme ei tule, jalgratturid, neil on kõik sama, kõik rattateed jäid alles minu meelest. Lubati jalgrattureid kiusama hakata, isegi seda ei tehtud. No ei öeldud, et tahetakse neid kiusata, lihtsalt, et hooajalise transpordi eelis arendamine Tallinna laiuskraadil ei ole põhjend. Tead, täitsa lõpp, vaata nüüd ma olen nüüd rattariigis. See on teise rattariigi kõrval, on ju. Nii palju mõnusam on rattaga linnas käia, nagu kui autod ka teavad, et siin on ratturid, siis nagu see on uskumatult mõnus. Aga ei, muidu jah, ma ütleks, et selles osas ei ole ootuspärast revolutsiooni toimunud, et seesama siin lähedal meil, eks ju, see Paldiski maantee rattatee, Keskerakond ju jaures seal pikalt, et ja Järvan ka, et õudne lugu, et autojuhtide kiusamine toimib täitsa kenasti, toimib edasi. No ühe kiusamise nad nüüd tegid, et meil oli ju, läksid ehitusse, leping oli allkirjastatud, et Endla tunnelid ehitada siis Kristiine keskuse ees, noh, selle raudtee alt, eks ju. Ja ehitus käis põhimõtteliselt ja siis linnavalitsus ei jõudnud kokkuleppele riigiga, et paaril nädalavahetusel rongi liiklus peatada, et noh, nad sealt, eks ju, saaks mingi ühe tüüpi ära ehitada. Ja siis nad loobusid sellest, nii et neid tunneleid ei tule. Ja see oli ka eurorahadest, nii et selles mõttes no see on juba kurb ju. See on väga kurb, sest see oli tegelikult selle nii-öelda rattataristu jätkuvuse mõttes üks olulisemaid kohti, eks ju, kus sa saad edasi Mustamäele ja Õismäele, et see koht jääb paraku selliseks, nagu ta on olnud. Aga noh, see hooajaline transport, tead, et see ei ole ühtegi pidi tõsi selles mõttes tõesti, noh, me ju teame, et noh, tegelikult osad inimesed sõidavad lumega ka. No mõnes kohas sõidavad. Mõnes kohas, nagu terve Soome. Nagu terve Soome, nagu 6-aastane laps läheb Soomes kooli ka rattaga talvel vahel. No selles mõttes, et kuna lund jääb meil aina vähemaks seoses kliimamuutustega, et siis tõenäoliselt varsti see hooajaline probleem muidugi ka see kaob ära. Ja noh, selles mõttes tuleb öelda, et lund lükati sel aastal Tallinnas päris hästi, kuna need lepingud, mis said eelmisel aastal alla kirjutatud, kus siis ka kõik kisasid, et see Keskerakond siis kõik, et kuidas ikkagi pahad lepingud, et tegelikult kõik ilusti toimis, nii et ja täitsa isegi rattaga oli võimalik sõita nendel, kes julgevad Tallinna linnas siis ka talvel jalgratast kasutada seda hooajalist transporti, nii et ei üldiselt noh, nii-öelda mingit revolutsioonilist tagasikäiku ei ole käinud. Mis on nagu ka ootamatu tegelikult veitsa ju. Oleks arvanud selle kõige viha peale. Ja ma arvan, nad on võtnud selle hoiaku, et nad jätavad need suured asjad on ära jätnud ja edasi tiksutakse Riigikogu valimisteni, see pool linnavalitsust läheb tõenäoliselt Riigikogu ära järgmine aasta linnapeaga eesotsas, nii et mis sa siin ikka siin väga hakkad higistama, eks ju, et see ju tekitab, noh, tuleb tööd teha. Ma väga vabandan, ma korraks, sa ütlesid linnapeaga ja siis ma mõtlesin, ma ei mõelnud Peeter Raudsepa peale, ma olin mingi, miks Mihhail peaks ära minema? Nagu läheb vahel meelest. Ei, ma olen nagu poliitiliselt selles mõttes praegu, ma olengi siuke tühi kest, kuhu saabki ideid sisse panna, et sa saad rääkida, mis on juhtunud. Selles mõttes ma olen nagu sarnane linna peale. Ja, saan aru. Ei, üldiselt ega noh, ütleme siis, kui kõnelda inimestega, kes linnasüsteemis veel töötavad, ja kes ei ole võimuparteide liikmed, keda tuleb seal usinasti juurde, meil see on 21 parteilist ametikohta on juurde loodud, niimoodi ilusasti 1 miljoni eurone tšekk maksumaksjale kirjutatud, noh, valimised ju tulevad, kuule, et mis siin jamada pisarat valada siin mingisuguse linnaraha pärast, eks. Aga need, kes veel
nii-öelda erapooletu ametnikkond on, et siis nad ikka ütlevad, et jah, tõesti sinna Vabaduse väljaku 4. korruse kabinetis nagu väga mõtet ei ole käia, et üldiselt neid otsuseid tehakse mujal ja suur osa neist ikkagi hoopiski härra Kõlvarti kabinetis, mis üldse linnavalitsuses ei asu, et no aga see on ju ikkagi, see on ju eos nagu selline parlamentaarne lähenemine, et ikkagi vaata Riigikogu ju ka on ju valitsuse, ei ole kummitemper, täpselt. Just, et ikkagi rahva esindajad. Täpselt, et on need kõrgema võimu kandjad. Mis sa käid seal linnapea, abilinnapeade juures, et tuleb ikka kohe minna siis pealiku juurde, eks ju, kes töötab seal, kus ta töötab ja et ega väga vahet ei ole, kus ta töötab, pealik on ikka, eks ju, et seal tehti isegi jah, selline nagu töökorralduslik värk, et selleks, et saada oma eelnõu siis linnavalitsuse päevakorda, et seal pikendati aega nädala võrra, et ikkagi volikogu esimees saaks ka ikkagi kooskõlastada need asjad ära, et ega Tallinn on ikkagi 778 aastat vana ja tead, ega siin tead niimoodi rapsimisega, et kus sa siin jõuad, et tuleb ikkagi väga, väga tasa ja targu toimetada, et ja noh, samal ajal siis kõneldakse sellest, et kuidas Tallinn on kaotamas seal konkurentsieelist võrreldes seal Riia ja Vilniusega, aga noh, ütleme seda elaani, mis linna arendamise mõttes on, et seda muidugi paistab suhteliselt vähe. Aga noh, selles mõttes sa ütled, et linnapea nimi ei tulnud meelde, et ma arvan, et suurel osal tallinlastest ka, et nad on üldiselt võtnud sellise hoiaku, et parem ei ole vaja, silma paista ülemääraselt. No võib-olla jah, selle lipuga seal niimoodi, aga no jaa, see on täielik müstiline ettepanek minu meelest, nagu see igasse linnaossa oma lipuke nagu täiesti crazy. Ei noh, võib ikka neid lipuksi panna, et ega siis lipp on ilus asi, mulle meeldib, aga noh, lihtsalt küsimus on selles nagu protsessis, et kuidas selleni jõutakse, eks ju, et seda tüüpi mingisuguseid on ju pidulikke väljakuid, mingisuguseid mälukohti, et neid loomulikult võiks olla, aga üldiselt on alati lõpeb katastroofiga see, kui poliitikud hakkavad seda tegema, et kõik head projektid, mis Eesti riigis on olnud, on alati alanud nagu teisest otsast, eks ju, et on arhitektid tööd teinud, on võetud juurde siis nagu erinevad spetsialistid, eks ju, et noh, võtame näiteks kommunismi ohvrite memoriaali, mis õnnestus väga hästi. Ma mäletan, et omal ajal Reinsalu oli justiitsminister, siis ma kartsin, et nüüd Reinsalu hakkab ise neid kavandeid valima ja siis juhtub umbes nii, nagu juhtus selle Vabadussambaga, eks ju, et pandi püsti, esiteks ei tööta ja teiseks nagu ei meeldi. Ja noh, sajanditeks oleme selle kauniduse sinna on ju püstitanud, aga kommunismi ohvrite memoriaalil näiteks Reinsalu suutis oma näpud eemale hoida ja tuli ju tegelikult nagu hästi, hästi ilus asi. Nii et selline väga väärikas ja ilus nii-öelda lipuväljaku koht võiks ju olla, ma ei usu, et see on seal ilmtingimata Russalka ristmikul, aga noh, see näitabki seda, et seda protsessi tuleb teha teistmoodi ja nii kui see hakkab niimoodi, et kuule, et me tahame ikkagi näidata, kui sinimustvalged me oleme, et enne 20. augustit paneme suure Eesti lipu püsti, eks, et noh, siis see alati tavaliselt lõpeb nagu üsna halvasti. Ei no vaata, seal oligi ju keegi, ma ei mäleta, kes siis kumb, kas Terik või Raudsepp, keegi ütles jah, mingis intekas, et noh, et me saame aru, et 20. augustiks väljakut valmis ei saa, aga lipu saame ikka ja et see on nagu noh, et me teeme siis nagu umbes veerandi asjast, et saaks avamise korraldada või? Nagu see on ju nagu kurb natuke ju. No eks nad püüavad ikka terve asja valmis saada, aga no vaatame, kuidas see läheb, et Raudsepp oli väga entusiastlik alguses, ütles, et erinevalt minu juhitud linnavalitsusest, et nüüd linnavalitsus ikka kõik oma investeeringuplaanid, mis on kavandatud, kõik teeb 100% täis. Noh, reaalsus on olnud loomulikult teissugune, nii et oleme näinud seda, et kuidas siis ambitsioonikad tähtajad on ikka niimoodi lappama läinud. Aga vaata, kui sa ütled, et sa isegi ei plaani seda teha, siis ei ole probleemi. Siis ei ole võimalik ebaõnnestuda. Just, kui sa ütled, et seda me ei tahtnudki teha, me tühistasime selle pärast ära, et me ei tahtnudki seda teha. Siis... Täpselt, et siis see on ka päris huvitav, ma ei ole vist varem... püüan mõelda, vist ei ole jah sellist huvitavat sellist poliitilist nagu lähenemist näinud, et kus suure võiduna presenteeritakse seda, et me jätame selle tegemata. Noh, et üldiselt linnajuhid niimoodi, et noh, tuled ütled, et meie ehitame siia tee, siia ehitame haigla, siia teeme koolimaja, eks. Ja vaata,
tavaliselt ongi, kui sa räägid poliitikutega, on ju, siis nad ütlevad, et linna on tore juhtida sellepärast, et sul on käega katsutav tulemus aastaga olemas, et see on palju lahedam kui see, kui sa teed näiteks valitsuses mingeid väga pikaajalisi asju või noh, Euroopa Parlamendis veel hullem, on ju, et seal asjad võtavad veel eriti kaua ja vaatad alles mingi 10 aasta pärast võetakse mingi asi vastu. Ja linnajuhid just nagu, nad ütlevad, nii tore on, et näed, ütlesin, et siia tuleb kõnnitee ja siia tuligi kõnnitee. Täpselt. Jälle uudne lähenemine, siin innoveeritakse kõik. Aga noh, see on ka, et näed, ütlesin, et ei tule siia haiglat ja ei tulegi siia haiglat. Ütlesin, et ei tule trammi ja trammi ei tulegi. Uskumatu. Et selles mõttes väga, väga huvitav. Et minul nagu, noh, eks küllap inimesed on erinevad, et küllap on ka neid inimesi, kes tõesti ütlevad, et väga hea, et midagi ei tehta. Et mina küll, noh, niimoodi kodanikuna tahaks ikkagi, et need inimesed, kelle me oleme volitanud juhtima, midagi tegema, ei rõõmustaks selle üle, et nad jätsid asjad tegemata, vaid ikka seda, et neil oleks midagi siis ka öelda. Ja noh, muidugi sa näed, ei ole resident, aga Tallinna elanikud septembris saavad lasteaeda tasuta, sa jääd ilma sellest hüvest. Ma jään ilma sellest hüvest, mida on pikalt räägitud. Aga näed, tegid ära midagi. Jah, see on väga huvitav lugu, et aga selle tegelikult see on Pärtel-Peeter perenimeline asi siis ju selles mõttes. Kes muidugi ütleb, et teda juhtis Michal isiklikult, tema ei teinud seal. Ta on nüüd lubanud, et ta ise ei toeta seda, ta ütles, et ta ise seda ei toetanud, aga Michal sundis teda seda rääkima. Aga see on tegelikult poliitsotsioloogiliselt hästi huvitav protsess iseenesest, et Keskerakond oli pikalt tasuta lasteaia kehtestamise vastu. Kui nad olid meiega koalitsioonis, siis nad ütlesid, et ei mingil juhul nad isegi lasteaia kohatasu langetamise osas olid niimoodi, et ärme tee seda lõpuks nõustusid külmutamisega. Eestis sünnib nii palju, kogu aeg vähem lapsi. See probleem kaob ka ära, vaata. Sa mõtled lasteaedade vajaduse. Ja siis ühesõnaga nad olid vastu sellele ja siis, kui Reformierakond alustas siis oma seda tantsukest eelmisel suvel, eks ju, siis Keskerakondselt vaatasid, kurat, et nad vist teevad selle tasuta lasteaia ära, et ei taha neile kinkida seda asja. Ja siis hakkasid ise kõlava häälega kisama, et lasteaed tuleb teha kohe tasuta, eks ju, lootuses, et nad jõuavad siis teistest ette, eks ju. Aga erinevatel poliitilistel põhjustel eelmine linnavalitsus ei suutnud lasteaia kohatasu kaotada ja valimistele siis minnes, siis nad lubasid, et nii kui nad tulevad, siis nad kohe seda teevad. Isamaa ka seda ei toetanud tegelikult. Ja ka meie tegelikult ütlesime, et sõbrad, et need riskid kõiksugu lasteaia turismiks teistest valdadest ümber Tallinna on liiga suured, meil on nii palju vaja investeerida uutesse lasteaedadesse, eks ju. Ja nii. Ja siis ühesõnaga tegidki nüüd ära, ehk siis tekkis selline huvitav ja seda poliitikas juhtub, et kuidas sa jääd oma enda teatud siis nagu sellisesse poliitilise protsessi lõksu, kus sa siis on ju algus võib-olla ilmtingimata isegi ei pea seda mõistlikuks ideeks, aga kuna see hakkab kuidagi keerima, siis sa ennast on ju seod selle külge ja pärast on jube raske on ju sellest lahti haakida. Ja mis nüüd saama hakkab, see on täitsa huvitav näha, sest ma tean nüüd teistest valdadest reaalselt lapsevanemad ütlevad, et peaks Tallinnasse ennast registreerima, tööl käime siin niikuinii. Eks natuke ebamugav on, et hommikul tuled last on ju, pead vedama on ju endaga kaasa Tallinnasse, aga lõpuks, kui selle asja on 1000+ eurot aastas, on see erinevus, eks ju, nulli ja siis kuskil Raevalla lasteaia kohatasu vahel. Et siis kindlasti neid otsuseid hakatakse tegema ja kelle arvelt need tulevad tegelikult ju päris Tallinna laste arvelt, kes siis on ju ootavad kauem järjekorras, eriti siin kesklinna linnaosas. Lõpuks on ju võib-olla see tulumaks, mis tuleb otse omavalitsusse, hakkab nagu rahaliselt vähemalt katma, aga see eeldaks, ei kata ära või? Ei kata ära. Et selles mõttes, et sõltub, mis lasteaeda pidada, sest teine pool sellest otsusest muidugi on see, et on kärpida lasteaedade investeeringuid, et kui meil on pooled lasteaiad Tallinnas renoveerimata, me peame aastaks 2030 tervisekaitse nõuetele vastavaks nad tegema ja selleks seni on umbes 5-6 lasteaeda aastas rekonstrueeritud, mis on ka tegelikult jubedalt pingutatud, et see tempo oleks veel kiirem, eks ju. Aga sellel aastal läheb ehitus ainult üks uus lasteaed. Sa ütlesid, et teine pool võrrandist, see tähendab seda, et nad tegidki nagu korraga niimoodi, et nad ütlesid, et lasteaed on nüüd tasuta, aga teine pool, mida nad kindlasti nii paljult võib-olla ei öelnud, on see, et aga nüüd ta on tasuta selle arvelt, et
Nagu. No nemad seda muidugi selliselt ei seo, aga kui sa vaatad eelarveprojekti, vaatad investeeringute eelarvet, eks ju, siis seal on haridusinvesteeringuid sellel aastal, eks ju, lasteaedadesse ei tule, järgmisel aastal tervikuna haridusinvesteeringud vähenevad 2 korda, reaalselt 2 korda, ja samal ajal siis lasteaed on tasuta, 10 miljonit aastas viiakse siis nii-öelda seda lasteaia kohatasu raha eelarvest välja, selle eest saaks iga aasta ühe lasteaia täiendavalt rekonstrueerida, eks ju, nii et selles mõttes kui siis mõelda niimoodi, et nüüd me lasteaedu enam ei rekonstrueeri väga, kui just ei ole päris suurt hädavajadust, et siis muidugi tasuta lasteaed nii palju teenusena linnale ei maksagi, sellepärast et see infra on tegelikult selline, seisab lihtsalt 10 aasta pärast kellegi teise mure. Ja võib-olla lõpuks on need lasteajad Tallinnas muutuvad nii halvaks, et siis Rae valla ja inimesed siiski mõtlevad, et tead, maksan parem need 100 eurot, aga saan vähemasti adekvaatse teenuse selle Rae vallas. See on uue maja või korda tehtud maja. Nii et selles mõttes on tehakse asju, mida on lubatud isegi juhul, kui need ei ole mõistlikud. Nii, teedest rääkisime, lastest rääkisime. Mis on veel asjad, mida nad lubasid üldse teha? No niita lubasid ka, et tuleb lõpuks, kui hakata normaalselt niitma. On siis niidetud või? Niidetud on, nagu ka varasematel aastatel on niidetud, see tehti mingisugune pressiteade sellest, ma vaatasin, et korraga oli uudises, oli Tartu ja Tallinna siis nägemus Tartu niitmisest. Tartu ütlesid, niidavad vähem. Mõlemad ütlesid, et niidavad vähem ja see pole juhuslik selles mõttes, et Tartus on ju ka Isamaa tulnud koalitsiooni Reformierakonnaga, et kui sotsid olid Refiga, et siis oli siis kogu see elurikkuse agenda, kõik see on ju võõras kliimaideoloogia, mis on siia, eks ju, meile imporditud ja mis Eesti rahvale on lihtsalt võõras, eks ju. Et kui mingid on ju seal nõgeseid ja ma ei tea, mis Rakvere raibet siin on ju kasvatada oma parkides. Ja siis öeldi, et tuleb hakata rohkem niitma, see jamps ära lõpetada. Aga Tartu, vaatamata siis sellele politsei siiski pidas päris oluliseks rääkida, et tuleb ikkagi hoida ka elurikkust ja tuleb otsida kombineeritud nii ja et Tallinn oli selles mõttes oma sõnumis oli kindlasti robustsem, aga reaalsuses muidugi, kui vaadata, mida reaalselt on tehtud, siis ikkagi need varasemad printsiibid valdavalt on kehtima jäänud, et võib-olla parkides on natukene siit ja sealt, eks ju, siis seda elurikkuse alasid vähemaks tõmmatud, aga suures pildis pole muutunud midagi, aga eks uudise pärast neid asju ju omal ajal tehti. Puid ka ei istutata, see oli paha asi, vaata eelmisel aastal me istusime 3500 puud, 3501, kui täpne olla, selle projekti igale lapsele puu raames, kus siis need helesinise ja valge värviga toikad siis üle linna on täna ka näha, esimene siis hooaeg, kus need puud siis päriselt on lehte läinud või minemas. Ja tegelikult väga edukas projekt, eks ju, kus need puud ka ütleme järgmise 10-15 aasta jooksul hakkavad andma varju, eks ju, ja nii edasi. Probleem, et 10-15 aasta jooksul on just. Ja siis Kõlvart ütles, et selle asja me lõpetame ära nende suurte puude istutamised, see ei ole mõistlik, et me teeme seda, püüan meelde tuletada, ütles, et kuidagi edaspidi istutatakse puid keskkonnale sobival viisil või meetodil, ma ei tea, mis see tähendab, aga ühesõnaga sel aastal ei istutata. Et kui on asfalt, siis ei ole keskkond enam. No võib-olla see on siis see või siis, et kujutate ette, et puud kasvavad pargis ise, et tuleb nii palju, kui tuleb. Et ehkki siis peaks lõpetama niitmise selleks, et puud pargis kasvama hakkaksid, aga seda ei saa jällegi teha. Seda on väga valus kuulata ausalt öeldes, sest nagu reaalselt füüsiliselt on vajalikud kuuma laine ajal, nagu inimesed nagu surevad ära, kui liiga palav on. Ja täitsa reaalselt surevad, et selles mõttes kuumalainete ajal meil on ikkagi 100+ valdavalt eakate inimeste surma. Ja eriti, kui sa mõtled selle peale, et sa ei saa õue minna, sest asfalt lihtsalt lööb sulle seda kuumust näkku. Ja eriti suur probleem on see just nimelt magalapiirkondades, näiteks Lasnamäel on väga palju selliseid tühja alasid, kuhu tegelikult on vaja puid juurde istutada, mida me ka tegime eelmisel aastal. Aga eks
noh, ma ütlen, et tõenäoliselt üks küsimus on seesama niimoodi 10 aasta perspektiiv ja teine on siis, et noh, et liiga pikalt, need viljad valmivad liiga pikalt, et pole mõtet sinna panustada. Aga noh, ka näiteks lisaeelarvega on ära lõpetatud nüüd kooliohutuse siis projektid, see kooliümbruste ohutus, kus oli eraldi siis projekt, eks ju, erinevate koolide juures, et langetada kiiruseid, seal tõsta künniseid, eks ju, noh, muuta seda tänavaruumi selliseks, et lapsel oleks turvaline. Et oleks turvaline, jah, et selle idee ma leidsin tegelikult Pariisi linnast, kus siis on Rue de Colle projekt, kus nad siis teevad siis kooliümbrused, noh, ta reeglina panevad väikse tänavajupi siis nagu täitsa kinni, eks ju, teevadki sellise jalakäija mängimisala sinna ja nii edasi. Ja noh, me hakkasime järk-järgult sinna liikuma, aga see projekt lõpetati ka ära. On mõni hea asi ka või? Ja ikka on, et selles mõttes palju häid asju on siiski. Et esiteks, et suurt osa asjadest, mida Tallinnas tehakse, siiski ära ei tühistata, et kas ei suudeta või ei jõutud õigel ajal, et juba noh, nii-öelda kopp oli maas, eks ju, ehitus käis, et selles mõttes on veel niimoodi torus vanadest projektidest, ma arvan, ütleme mitme aasta jagu asju, kus ikkagi nagu lõpuks, kui nad valmis saavad, nad veel meenutavad nii-öelda tänapäevast linnaruumi ja tänapäevast haridusinfrastruktuuri ja nii edasi, nii et selles mõttes selle üle on hea meel kahtlemata ja noh, suur osa selliseid linna baasteenuseid siiski toimib edasi, et raskel ajal tuleb rahulduda vähesega, et kõrged ootused on ju alati tegelikult pettumuse allikas ja sellest tulenevalt tuleb olla rahul sellega, mis on. Sa parafraseerid praegu Mihhail Kõlvartit enne valimisi, kes ütles, et meie teeme nii, et muru on niidetud, et tänaval ei ole prügi või mis iganes. Ja mänguväljakud on korras. Ja just, see on ju täpselt see, et noh, ju siis see on olemas. Jah, täpselt nii, et tead, vähemalt siin rattateed ei viitsitud üles võtta. Okei, üks siiski positiivne vähemasti hetkel veel on ka see, et linnaplaneerimise valdkonnas need muutused, mis said ellu viidud, et need toimivad edasi, et esimesed paar kuud ühtegi detailplaneeringut ei kehtestatud sisuliselt, sest volikogu esimehel oli vaja kõigiga oli vaja tutvuda, aga nüüd on ikkagi kõik see, mis nii-öelda varasemalt torus oli, on järjest edasi liikumas ja me näeme, et erasektor investeerib Tallinna arengusse, loob üsna kvaliteetset arhitektuuri ja sellega kvaliteetse arhitektuuri ümber ka üsna kvaliteetset linnaruumi, nii et seal, kus linn ise ei panusta enam, siis ikkagi erasektor Tallinnas liigub õiges suunas ja noh, eks see on natukene selline mingis mõttes kurb lugu, natukene meenutab sellist poliitilise struktuurina seda, mis toimub ka näiteks Ameerika Ühendriikides, eks ju, kus president on peaaegu kõikidel teemadel, võtame keskkonna teemad ja nii edasi, ja siis me näeme, et tegelikult teatud linnad siiski vaatamata sellele, et Valges Majas on ju enam ei toetata neid asju või isegi püütakse neid takistada, siis tegelikult nad liiguvad nende samade asjadega edasi, sellepärast et nad saavad aru, et see on päriselt tulevik ja Tallinnas me tegelikult näeme, et suur osa neid samu eraarendajaid, kui nemad mõtlevad sellele, et missugust ruumi luua, siis nad ju mõtlevad sellele, et missuguses ruumis tahaksid elada need inimesed, kes ostavad neid kortereid, kes teevad oma büroosid sinna ja loomulikult nad ehitavad hoopis midagi muud, kui kujutab ette Mihhail Kõlvart ja Peeter Raudsepp. Ja see lõpuks tähendab seda, et eks see võimu küll lõpuks tuleb ka normaalne linnavalitsus, eks ju, Tallinna linnas, et ka nii-öelda linn saab oma vahepeal tegemata jäetu valdavalt siis korda teha, aga samal ajal jah, et erasektor tegelikult liigub ikka samas suunas. Ja võib-olla mingis mõttes on see huvitav, et sa mainisid, eks ju, oma tänast kodu, aga tervikuna nagu piirkonnas või Euroopas ringi vaadates, et tegelikult ju valdavalt kõik linnad teevad seda sama. Sama asja, täiesti sama asja. Ma olin seal Euroopa suurlinnade siis assotsiatsiooni juhatuses linnapeana
kuhu Tallinnal oli tükk tegemist, et üldse sinna saada, tänu sellele, et me saime rohepealinna tiitli ja meil oli adekvaatne kliimapoliitika, valdavalt meid sinna valiti. Seda meil enam ei ole, nüüd Juhan Parts käib Control F-iga siis arengukavasid läbi ja kustutab sealt täpselt nii ongi inimväärne linnaruum, delete on ju, kliima delete, keskkond delete, et veel selle töö vilju me ei ole näinud, aga me teame, et see protsess on käimas. Et tegelikult kõik need ülejäänud suurlinnad, nad praktiliselt kõik teevad seda sama, et energeetika, hoonete soojustamine, adekvaatne linnaruum, jalgrattataristu, keskkond, puude istutamine ja ühistranspordi arendamine, et see on enam-vähem kõik, mis tehakse. Ja loomulikult on võimalik ujuda vastuvoolu, et ega see kui inimesel on ikkagi väga, väga tugev tahe, et siis seda saab teha, aga et samal ajal kõik teised teevad hoopis midagi muud ja see on lõpuks ju see põhiküsimus, et nii-öelda meie piirkondlikus konkurentsivõimes, et mida me kaotame, on tegelikult ju võrdluses teiste linnadega. Et me ei kaota, küsimus ei ole selles, et võrdleme tänast Tallinnat eilse ja homse Tallinnaga, et me tegelikult pidevalt peame vaatama seda, et kus me siis nagu asume, et kas me tegelikult loome sellist ruumi, kus meie enda inimesed tahavad elada ja ka rahvusvaheline kogukond tahab siia tulla, luua töökohti ja nii edasi. Ja siis saate lõpetuseks, kuna sa ei tea tõenäoliselt, kui sa pole just iganädalane selle podcasti jälgija, et meil on selline auhind Nädala Minsk, kus me siis valime välja viimasest nädalast mõne sündmuse, tsitaadi, juhtumi, mis siis näitab seda siis väärtusruumi ja seda ambitsioonisihti, et kuhu siis teel ollakse. Ja see Tallinna linnavalitsus ikka iga nädal meile on midagi sellist pakkunud. Konkurents on tihe vahel isegi, jah? Vahel on väga tihe konkurents, mõnikord muidugi on natuke keerulisem, kuna vaatad, et mida siis mida nädalaga linnavalitsus on teinud ja mõnikord selgub, et suurt mitte midagi. Et ka selliseid nädalaid on, aga üldiselt neid asju, millest ka me täna saates üksjagu rääkisime, et neid ikka on. Ma väga tahan teada, nii et hea meelega kuulan nüüd Nädala Minsk. Selle nädala Minski auhind läheb jagamisele Peeter Raudsepa ja Mihhail Kõlvarti vahel, kes siis linnajuhtidena on valmis saanud lisaeelarve, millega kärbitakse noorte sporditoetust 3% võrra, et jagada raha oma parteiga seotud erinevatele MTÜ-dele. Sest kui ikkagi oma partei rahvas on puhta kuival, mis sa ikka seda noorte sporti toetad.